ja päris mõnus jalutuskäik üle Ingli silla ootab ees. Selline ilus kaunistustega. Äärised sild ise on puidust ja valmis ta juba aastal 1816, siis aga mingi hetk tehti muudatused ja nüüd sild näeb välja samasugune, nagu ta välja näeb juba aastast 1836. Siis 2012 mingi pätikari või keegi konkreetne pätt pani selle silla lihtsalt põlema. Aga eriti ta räsida ei saanud. Remonditi ja püsib kenasti siiamaani üleval. Otium recifit vires on silla peal üks ladinakeelne tekst, mis tõlkes tähendab puhkus kosutav jõudu. Päris hea mõte. Nii et siis Ingli sild Tartus näeb päris kenakene välja. Ja läheneme siis teisele sillale, mis on tehtud kivist ja mis sai valmis 1913. aastal ja kutsutakse seda siis Kuradi sillaks. Ja sild valmis siis Romanovite dünastia 300. aastapäevaks. Romanovid olid siis Vene keisrid, kellest viimane oli siis Nikolai II, kes 4 aastat peale silla avamist ehk siis selle dünastia 300. aastapäeva tähistamist võeti Nikolai II väe ja võimuga puldist maha ja see Romanovite dünastia leidiski oma lõpu. Tsaari mahavõitjateks olid loomulikult bolševikud, kes ka kogu tsaari perekonna hukkasid, kaasa arvatud ka siis tema kõige noorema poja, kes oli tollel hetkel kõigest 13-aastane. Hiljem, kui Venemaa presidendiks sai Boriss Jeltsin, otsustas ta selle hoone, kus tsaar ja tema perekond hukati, lasta üldse lammutada. Riigikohus asub Tartus. Just selles majas võeti paar kuud tagasi Eesti inimestele vastu väga oluline otsus. Nimelt otsustati tagastada pensionifondi teise samba rahad, mille kogumaht on umbes 4 miljardit eurot. Et vaatamata sellele, et meie president oli sellele pööraselt vastu, siis vähemalt selles majas töötavatel inimestel oli piisavalt peas mõistust, et see raha inimestele tagastada. Nii et suurepärased inimesed. Kurioossel kombel, aga Riigikohus asub ka täpselt Kuradi ja Ingli silla vahepeal.